3 põhjust, miks su tuhar ei kasva. Number 3. Su kordused on poolikud, ehk sa ei kasuta täielikku liikumisamplituuti. Kui sa ei soorita liigutust läbi lihase täieliku liikumisulatuse, siis ei saa lihas maksimaalset koormust. Näiteks osad inimesed kardavad teha sügavaid kükke, sest nad arvavad, et see lõhub põlvi. Tegelikult on vastupidi, sest poolkükid ja vale tehnika on põlvedele palju suurem koormus. Kui teed kükkides pooliku liigutuse ja puusad ei lähe põlvedest allapoole, siis töötavad peamiselt reielihased, aga tuhar jääb passiivseks. Number 2. Sa ei keskendu baasharjutustele. Kickbackid, reite lähendamised ja eemaldamised on kasulikud abiharjutused, aga neid tuleks teha siis, kui baasharjutused on juba tehtud. Keskendu trenni esimese poole rasketele harjutustele nagu kükk, puusatõsted, väljaasted või jalapress ja jäta isoleerivad harjutused trenni lõppu. Number 1. Sa ei tõsta koormust. Lihaskasvu eelduseks on progressiivne ülekoormus ehk see, et sa tõstad nädalast nädalasse raskust, seeriate või korduste arvu. Kui sa oled viimased kuud teinud sama harjutust sama raskuse ja kordustega, siis ei saagi lihas tugevamaks areneda. Iga trenn ei pea sa kangile 20 kilo juurde laduma, aga on oluline, et nädalast nädalasse raskus või korduste arv ikkagi tõuseks. Kui tunned, et see video on kellelegi vajalik, siis jaga seda edasi ja kui tahad ka edaspidi saada nõuandeid trennist ja tervislikust toitumisest, siis hakka mind jälgima. Ciao!